tere! Vaata ja sa näed, kui kõrgele kasvab rohi, kui kaugele lendab lind. Seda elu sa elada tohid, kui keegi armastab sind. Vaata ja sa näed, kuis hommiku päikesekiir teeb rohu sees lillele pai. Ses valguses pole ju piire, ses lootuses vabaks kõik sai. Vaata ja sa näed, kuis naeratus sulatab jäätunud suu. Nii lihtne on naerda kui laps. Vaadates maailma unub kõik muu. Ei ole sind üks, vaid on kaks. Kui kaugele võimalik näha, kui suureks võib paisuda hing. Jah, ilu on võimalik teha, kui sa tead, et ta armastab sind. Sina oled kullatera pihu peal, ainukordne aare ilma peal. Sina oled kullatera pihu peal, ainukordne aare ilma peal. Palju õnne! Järva vald. Iga päevaga sa kasvad suuremaks, kinno makseb
Teile esinesid Kiira-Marii Sirila Koeru muusikakoolist, kuulsite Heino Lemmiku Pastoraal, kontsertmeister Rutt Pihlak. Lasteaed Päikeseratta sinilillerühmade esituses kuulsite, nägite Eevi Karneri laulu Mina olen väike laps, klaveril oli Aino Linnas, ja Mare Ilvese loodud tantse Eesti kaart ja sünnipäev. Täna on meil koduvallapäev, 8. peatükk ühes loos, mida kirjutame koos. Tervitab Järva valla kultuurikeskuse juhataja Eeva Linno. Tere tulemast, armsad külalised, Koeru kultuurimajja Järva valla 8. sünnipäeva kontsertaktusele. Mul on hea meel, et Koeru isetegevuslased on pannud kokku vahva kontserdi, mida täna õhtul me teile kõigile pakume. Ilusat pidupäeva! Pidupäevakõne peab Järva vallavanem Toomas Tammik. Hea koduvalla rahvas! Olen alati hoolinud koduvallast ja siin toimuvast. Ma pole olnud ükskõikne. Enne valimisi meenus mul üks ammune suvi. Olin 2009. aasta kevadel lõpetanud just keskkooli ja sõitsime sõpradega Peipsi äärde. Oli ilus suveõhtu, tegime lõket ja rääkisime tulevikust, muu hulgas ka koduvallast toimuvast. Arutelu lõppedes astusid meie juurde võhivõõrad inimesed, keda polnud jututuhinas tähelegi pannud ja küsisid, kus me pärit oleme. Te olete nii noored inimesed, kuid räägite mõistlikku ja asist juttu. Sellest sõprade pundist kandideeris seekord nii mõnigi Järva valla volikokku. Mina tegin seda esimest korda tol samal 2009. aasta sügisel ja osutusin valituks. Seega 16 aastat kohalikus poliitikas. Uue tulijana ei olnud mul vallaelu toimimisest siis kindlasti täit ülevaadet. Riiklik rahastus, protsessid, seadused ja et kõiki ideid, mis tulevad, ei saa nipsust ellu viia. Kuigi viimased 4 aastat on olnud vallale väga teguderohked, tuleb tunnistada, et kõiki ideid pole me suutnud ellu viia ka nüüd. Juhtus asju, mida me ei osanud ette näha. Covidi järellainetus mõjutas meid palju. Ehitushinnad tõusid. Pidime tegelema kriisi reguleerimisega. Mäletan tänini seda tunnet, kui tõusin 2022. aasta 24. veebruari varahommikul, mõeldes oma esimesele Eesti iseseisvuspäeva kõnele, kui tuli uudis, et Venemaa on alustanud sõjalist rünnakut Ukraina iseseisvuse vastu. See pööras vallas igapäevaelu mõnes mõttes pea peale ja võttis meilt aega, sest pidime tegelema asjadega, mida polnud varem teinud. Abi koguma, sõjapõgenike tulekuks elupindu ette valmistama. Pingutasime, et valla asutuste toimepidevuse nimel ja et igas olukorras oleks vallas hooneid, mis toimiksid 24/7, näiteks suurte elektrikatkestuste korral. Kõik see võttis meilt paratamatult tähelepanu valla igapäevaelult. Vaatamata sellele ehitasime targalt tegutsedes valmis Aravate lasteaia, mis oli selle perioodi suurim investeering ja see nõuab pikemat juttu. Juba 2021. aasta juulis oli põhjust rõõmustada, sest Riigi Tugiteenuste Keskus kinnitas toetuse veidi üle 1 000 000 euro. 2022. aastal lammutati vana maja, lapsed suunati vastremonditud asenduspinnale ja jäädi ootama uut hoonet, mis pidi valmima esimeste plaanide kohaselt 31. detsembriks 2023. Ehitusele tõmbas pidurit koroona ja ehitushinnad, mis statistika andmetel kasvasid 2022. aastal koguni 17,8%. Lasteaiahoone esimene hange tunnistati nurjunuks, alustasime otsast peale. Muutsime veidi hoone projekti, saime uuesti rahastuse ja seekord toetas riik ehitust suuremalt,
1,8 miljoni euroga. Selle sammuga, et julgesime uuesti alustada, hoidsime kokku ligi 1 miljon eurot valla raha. Avasime lasteaia selle aasta 29. augustil. Järva vald. See on 7 erinevat piirkonda. Igas piirkonnas kostub, et nad on vähem saanud, vähem investeeringuid, tähelepanu, tunnustust. Unustades, et enne jagas seda kõike 7 vallavanemat, 7 abivallavanemat ja 7 volikogu esimeest. Me oleme üks Eesti suurimaid omavalitsusi, oleme vallana käitunud vastutustundlikult ja tasakaalukalt ning kaalunud, kuhu on vaja panustada, et vald oleks pikemas perspektiivis jätkusuutlik. Valimisteel kostus nurinat, nagu sõidaks Järva vallavalitsus inimestest teerulliga üle, ei selgita ja ajab asju salaja. See ei vasta tõele. Oleme väga avatud, kui meilt küsitakse arvamust näiteks karjääride uuringulubade kohta, ei otsusta vallavalitsus või volikogu üksi, vaid kutsume alati kokku rahvakoosolekuid. Kuigi seadus seda ei nõua. Teeme seda siirast tahtest, et kohalik rahvas saaks kaasa rääkida ja arvestame inimeste seisukohtadega otsuste tegemisel. Minu omavalitsus.ee tõstis Järva vallavalitsuse 79 omavalitsuse seas esile kui poliitiliselt läbipaistva. Oleme 7 esimese seas. See näitab, et meie otsused on läbipaistvad. Loomulikult on kommunikatsioon A ja O. Asjakohase info kõigile kätte toimetamine on väljakutse. Meil on plaan, kuidas seda veelgi parandada. Minu südameasi on valla veebiajalehe väljaandmine, mis annab inimesele edaspidi lisaks paberlehele operatiivset infot vallas toimuvast. Äsja kolis valla koduleht uuele platvormile. Loodame, et vallavolikogu uus esimees hakkab YouTube'i kanalil iga volikogu istungi järgselt selgitama ka otsuse tagamaid. Lisaks sotsiaalmeedia, mida tasub jälgida. Lusikaga infot sisse ei sööda. Inimesel peab olema ka endal soov tunda huvi, mis vallas toimub. Rahvakohtumised, mida ka enne valimisi sai tehtud, andsid hea tunde. Inimesed mõistavad, miks vald on nii või teisiti otsustanud, kui otsuseid natukenegi rohkem selgitada. Tulevikku vaatavalt on meie suurim väljakutse rahvastik. Kui täna rahvastikuprognoos ütleb, et 0–15 aastaseid on aastaks 2035 30% vähem ja kui keegi küsib, kas meie haridusvõrk on nüüd valmis, siis paratamatult me peame arutlema, mida teha olukorras, kui laste arv jätkuvalt kahaneb. Praegu õpib igas meie valla põhikoolis 100 õpilase ringis ja Koeru keskkoolis valla suurimas juba mitu aastat 350 kandis. Sellega on hästi. Kuid laste ja noorte arvu langus hirmutab. See pole erinevate osapooltele koht vastandumiseks, vaid me peame tegutsema koostöös, et leida parim lahendus. Järva vallavalitsuses töötavad väga võimekad ja teotahtelised ametnikud. Saame nende potentsiaali kasutada, kui meil on piisav tulupool, saame igat eurot võimendada, kui meil on ette valmistatud erinevad projektid. 7 valla ühinemine 8 aastat tagasi oli Eesti suurim ühinemine. Kas see omamoodi katse on ebaõnnestunud, nagu pakkus välja maakonnaleht oma pealkirjas, ühiskogukonda pole ega tule? Sugugi mitte. Oleme täna ühtne vald ja üha ühtsemaks muutume. Seda näitavad ka meie ühisüritused, Eesti kirjanduse pidunädal, Järva valla kirikute päevad, laulu- ja tantsupeod, erinevad spordisündmused ja muud tegevused. Kõik need on meie rikkus, et meil on erinevad piirkonnad ja omad traditsioonid ja ajalugu. See ei takista meil olemast ühtne. Olen optimistlik. Oleme otsustanud ja vastutanud, oleme teinud õigeid asju ja suurepäraselt hakkama saanud. Palju õnne, Järva vald! Koeru muusikakooli viiuliansambel Lisandra Tammik ja Loviise Heil. Kontsertmeister Rutt Pihlak. MacLean, Väike tango.
Suur rõõm on tänasel pidupäeval tunnustada Järva vallas elavaid ja siin tegutsevaid ettevõtlikke ja aktiivseid inimesi. Järva valla teenetemärgi ja ettevõtluse auhinna annab üle Eve Okas. Palju õnne, Järva vald! Soovime, et Järva vald oleks ikka tugev ja elujõuline elamiseks ka edaspidi ja tulevikus. Suur tänu teile, Järva valla elanikud, et olete oma õppimise, töötamise, juhtimise ja hoolimisega olnud osa meie valla loos. Järva vald pole ainult laik meie Eestimaa kaardil. See on meie metsad, meie põllud, meie teed. See on paik, kus on meie kodud, kogukonnad ja meie inimesed. Meie inimesed, keda me tunneme või õpime tundma läbi aja. Olgu see läbi hariduse, kultuuri, spordi, ettevõtluse või lihtsalt läbi naeratuse ühisel üritusel. Inimesed, kellest me hoolime, märkame ja tunnustame. Järva valla sünnipäeval 21. oktoobril tunnustame ja anname välja Järva valla kõrgeimaid autasusid. Täna anname me välja Järva valla teenetemärgi ja ettevõtluse auhinna. Järva valla teenetemärk on Järva valla autasu, mis antakse austusavaldusena füüsilisele isikule silmapaistva saavutuse või valla huvides tegutsemise eest. Teenetemärgi kavaleri nimi kantakse Järva valla auraamatusse. Järva valla teenetemärk number 13 on välja antud Järva vallavolikogu 25. septembri 2025 otsusega number 56. Pikaajalise pühendunud töö eest Järva Jaani kultuurimajas. Järva valla teenetemärgi saab Ülle Vaas. Ülle Vaasil. Ma tahaks lugeda Ülle Vaasil. Ülle Vaasil algas sel sügisel Järva Jaani kultuurimajas 35. tööaasta. Nende aastate jooksul on Ülle saanud pidada erinevaid ametid koristajast direktorini. Selle aasta 1. jaanuarist on ta Järva valla kultuurikeskuse piirkondlik kultuurijuht Järva Jaanis. Ilma tantsijate ja tantsuta ei kujuta Üllet ettegi. Ülle juhendab 8 erinevat tantsurühma, kes käivad esinemas nii Järva vallas kui kaugelmaalgi. Üheks traditsiooniks on osade rühmadega käia esinemas Tallinna jõuluturul. 2024. aastal lavastas Ülle kogu pere etenduse Röövlid kultuurimajas, mis oli inspireeritud Kardemoni linnarahvas ja Röövlid loost. Lavastuses osales 108 inimest, kellest enamik on eri tantsurühmade liikmed. See oli esimene kord taas avatud kultuurimaja ajaloost, kui etenduses lauldi elava muusikasaatel. 2024. aastal lavastas veel teisegi etenduse Ma valin sinu ja sinu, mis rõõmustas publikut Järva Jaani tänavafestivalil ja laadal. Varem on Ülle lavale toonud Vigased pruudid 2008 ja Suvitajad 2012. Ülle Vaas on särasilmne ja aktiivne kogukonnaliige, kelle energia ja entusiasm on eeskujuks kõigile. Ta on tõeline kogukonna hing ja siduja, kelle igat
tegemist saadab suur pühendumus. Ülle kaasab tegevustesse eri vanusega inimesi, alates väikelastest kuni vanaemadeni. Ta on kogukonna suur inspireerija ja hoidja. Järva valla teenetemärgi kavaler Ülle Vaas. Aitäh esitajatele, aitäh otsustajatele. Kuidagi see aeg on läinud nii kiiresti ja see 35 aastat tõesti, 35. hooaeg mul sellel aastal sügisel algas. Aga ma mäletan selgelt oma esimest ametlikku tööpäeva, kui ma astusin kultuurimaja uksest sisse. Toonane direktor Tuve pani mind tindikustukummiga seguseid kahelkivisi nühkima. See oli minu esimene töö ametlikult selles kultuurimajas. Aga ma sain vist sellega hakkama, nii et ma ei mäleta, et oleks mulle öelnud, et tee veel kord, juba sain ikka esimese korraga hakkama. Aga ma tahan öelda, et see tunnustus ei kuulu kindlasti ainult mulle üksinda. See kindlasti on minu tantsijate ja kõigi nende toredate inimeste, kes on leidnud aega ja tahtmist kultuurimaja uksest sisse astuda. Aitäh veel kord ja lubage endale natuke kultuuri. Aitäh! Järva valla ettevõtlusauhind antakse ettevõtjale või ettevõttele, kelle tegevus on jätnud olulise jälje valla kogukonna ellu ja mõjutanud positiivset piirkonna arengut. Järva valla ettevõtlusauhind on välja antud Järva vallavolikogu 25. septembri 2025 otsusega number 57. Järva valla ettevõtlusauhinna saab aktsiaselts Natural. Kohaliku kapitalil põhinev AS Natural alustas 1990. aastal Koerus ning on pidevalt panustanud jätkusuutlikku arengusse ning on tänaseks üks moodsamaid puidutöötlejaid Eestis, mis keskendub põhjamaise okaspuidu väärtustamisele ja väärindamisele. AS Natural peab väga oluliseks nii oma töötajaid kui ka keskkonda, kus ta tegutseb. Ettevõte on Järva valla üks suurimaid maksumaksjaid, esimese 10 seas ning tööandjaid. Järva vallavalitsuse andmetel töötab Naturalis ligi 50 Järva valla elanikku.
AS Natural toetab kohalikku noorte jalgpalli. Paide linnameeskond korraldas 10.–13. augustini Paides, Türil, Koerus ja Järva-Jaanis lastele suvise jalgpallilaagri, mida firma toetas. AS Natural aitab kaasa ka kogukonna ürituste läbiviimisele, nagu Väinjärve kapp, Väinjärve suvevolle on olnud algusest peale võrkpalli Järva valla rahvaliiga toetaja. Veel toetab firma Koeru kevadjooksu. Järva valla ettevõtluse auhind AS Natural. Hurraa! Ohoo, kõigepealt siis suur aitäh, see on meie jaoks väga suur tunnustus. Ma ütleks, et siinkohal ma tooks ka välja ikkagi meie töötajad. Töötajad, kes töötavad igapäevaselt just siin Koeru tehases. Me oleme siiamaani saanud hakkama kohaliku piirkonna inimestega ja me loodame seda kindlasti ka edaspidi saada. Et meie jaoks on väga oluline, et me saame siin Koerus tegutseda, et meil oleks inimesi, et me saaks tööd pakkuda, aga meil on oluline ka kasvada ja kohalikud inimesed, kes igapäevaselt siin tehases töötavad või on töötanud, nemad on aidanud meil pikalt tegutseda ja kasvada. Jah, tõepoolest, Natural on saanud vahepeal 35-aastaseks. Et see on vinge tulemus. Aitäh meie inimestele, aitäh Järva vallale ja palju õnne Järva vallale! Järva vallavolikogu teise koosseisu nimel soovin tänada ja üle anda väikese kingitusega meie Rait Pihelgale, kui ta on juhuslikult siin saalis. Tundub, et teda ei ole, aga ma siiski loen ette tänu talle. Rait, sinu panus volikogu töö juhtimisel, istungite läbiviimisel ning kohaliku elu suunamisel on olnud märkimisväärne ja jätab püsiva jälje meie Järva valla arengusse. Sa oled üles näidanud suurt professionaalsust, head suhtlemisoskust ja võimet ühendada erinevad vaated ühtseks eesmärgiks. Soovime sulle edu sinu uutes väljakutsetes. Aitäh! Järva valla tänukiri on Järva valla autasu, mis antakse üksikisikule, juriidilisele isikule, isikute grupile või kollektiivile vallapoolse tänuavaldusena. Järva valla tänukirjad annab üle Toomas Tammik ja Siim Umerov. Järva vallavolikogu teise koosseisu eelarve ja majanduskomisjoni tulemusliku juhtimise eest saab Järva valla tänukirja Eve Okas. Revisjonikomisjoni tulemusliku juhtimise eest saab tänukirja Ester Valdve. Haridus- ja noorsootöökomisjoni tulemusliku juhtimise eest saab tänukirja Keter Klaas.
Turvalisuse ja külaelu komisjoni tulemusliku juhtimise eest saab tänukirja Lea Traks. Sotsiaalkomisjoni tulemusliku juhtimise eest saab tänukirja Külvar Mand. Keskkonnakomisjoni tulemusliku juhtimise eest saab tänukirja Arvi Luuk. Kultuuri- ja spordikomisjoni tulemusliku juhtimise eest saab tänukirja Priit Seire. Suure panuse eest valla piirkondade joogivee tootmise, reovee kanaliseerimise ja puhastamise ning sooja tootmise jaoks saab Järva valla tänukirja Ants Rääk. Aktiivse, vabatahtliku ja toetava tegevuse eest mittetulundusühingus Jaanilaia saavad Järva valla tänukirja Sirje Jullinen. Siiski Sirle. Anne-Mai Jürisoo. Inge Allik. Ave Kaur. Maret Oks. Urve Rosin.
Arto Saar. Alli Pedius. Igor Neemre. Maire Blum. Külli Meekler. Anne Rosenberg. Ja nüüd Anne Rosenberg. Ene Hanson. Kahekümne 8. laulu ja 21. tantsupeo ise oma protsessis osalenud kollektiivide juhendamise eest saavad Järva valla tänukirja Leana Kullassepp, Kaja Kraav, Aino Linnas, Heli Kark, Heli Kark, Kersti Liivak, Ülle Oru, vabandust. Anneli Pihlak,
Birgit Mihhailov. Inga Väli. Kerli Sirila. Ülle Vaas. Rutt Kaasiku. Ülle Jääger. Teele Üprus Bobrovski. Järvamaa laulu- ja tantsupeo Sõnatunded korraldamise eest Järva vallas Vargamäel saavad Järva valla tänukirja. Idee autor, projektijuht Karolin Savalainen. Idee autor, lavastaja, tantsijate üldjuht Birgit Mihhailov. Idee autor, lavastaja, tantsijate üldjuht Monika Kirss. Kui soovid, et puu kannaks kord ka su nime, pead hoolega hoidma ja kandma me maa. Et säiliks me teeme kultuur ja me päran. Valla eakate ümarlaua eestvedamise eest saavad Järva valla tänukirja Õile Kalme.
Urve Martin. Anne Rosenberg. Urve Naukas. Aili Vaasli. Kaie Altmets. Ja Liia Viks. Palju-palju õnne tänastele tunnustuse saajatele. Meil on väge, meil on võimu, meil on julgust, meil on jõudu. meil on armu, meil on ilu. Lähme lauldes läbi elu, Linnude tiiba mööda, ema ees ja tütar taga. üheskoos ja oma rada. Sul on südant, sul on sõudu, Sul on julgust, sul on jõudu. sul on armu, sul on ilu. Loo ja tantsi, Sina oled kullatera, sina oled kullatera pihu peal, ainukordne aare ilma peal. Sina oled kullatera, naisrühm Allea. Miika Pihlak, Läki kodo.
Neidude rühm Vindiga. Ülle Jääger, poisid, mis te passite? Mul ei ole kavaleri, mis ma pea tegema, võtse veitse nakse, et ma kavaleri tegema. Paarit, tuurit, tuurit, paarit, tuurita, paarit, tuurit, tuurit, paarit, tuurita. Mul ei ole isa, ema, mul ei ole vanemaid, mul ei ole kuskil kodu, mul ei ole kallimat. Paarit, tuurit, tuurit, paarit, tuurita, paarit, tuurit, tuurit, paarit, tuurita. Poisid, miks te hulgute ja tuba mööda kõlgute, aia ääris võtkute ja tütarlatsid rotsite? Paarit, tuurit, tuurit, paarit, tuurita, paarit, tuurit, tuurit, paarit, tuurita. Paarit, tuurit, tuurit, paarit, tuurita, paarit, tuurit, tuurit, paarit, tuurita. Paarit, tuurit, tuurit, paarit, tuurita, paarit, tuurit, tuurit, paarit, tuurita. Paarit, tuurit, tuurit, paarit, tuurita, paarit, tuurit, tuurit, paarit, tuurita. Lasterühm Viplalad. Ene Jakobson, vallatusega polka.
naisrühm Allea. Agne Kurrikov Herman, hobusemäng. Kõrtsimeesi ollale, kõrtsinaine ollale, krõtakõne ollale, kõrtsinaine ollale, krõtakõne ollale, kastinäiti ollale, miopesta ollale, kastinäiti ollale, miopesta ollale. Ollale, Dio bene, ollale, määnes olli, ollale, Dio bene, ollale, Liina lakka, ollale, lauki otsa, ollale, Liina lakka, ollale, lauki otsa, ollale, kaput jalga, ollale, õõra silme, ollale, kaput jalga, ollale, õõra silme, ollale, kõutsal veeren, ollale, kullane, ollale, kõutsal veeren, ollale, kullane, ollale, kammitsskaalan ollale, karrane ollale, kammitsskaalan ollale, karrane ollale. Lasterühm Väänikud. Anneli Pihlako Piu ja Pau. Ükskord jooksis kinos Kriminull ja et õues oli ilm nii hull. Kohe aga kinno põgenesin siis, esirita sain veel pileti. Hei, küll seal tehti piu ja küll seal tehti pau, lehiloogu langes võit ja sai jau. Mingil moel ma pletku sain, küll seal lasti piu ja küll seal lasti pau. Teisel päeval olin kontsert
sain. Küll seal lasti piu ja küll seal lasti pau. Neiukesi täis kõik liiv, süda kohe seisma tahtis jääda siis. Hei, küll seal tehti piu ja küll seal tehti pau, mehilohu langes võit ja sai au. Mingil moel ma plehku sain, küll seal lasti piu ja küll seal lasti pau. Enam kuskil ei lähe ma, olgu õue silm kas halb või hea. Televiisor mul on võimas pill, keeran lahti jälle kriminul. Hei, küll seal tehti piu ja küll seal tehti pau, mehilohu langes võit ja sai au. Mingil moel ma plehku sain, küll seal lasti piu ja küll seal lasti pau. Hei, küll seal tehti piu ja küll seal tehti pau, mehilohu langes võit ja sai au. Mingil moel ma plehku sain, küll seal lasti piu ja küll seal lasti pau. Lasterühm Viplala tüdrukud. Aveli Vellerind papale. Sulle mõne rea, kuud on nii pikad kui mast su laeva peal. Oskan nüüd ma sõita sinu rattaga, alt pulga väntan ja kella lasen ka. Papake poid, kus sa oled, käes on mais, aia taga siire. Sinu sahtlit ma, seda kus piibud ja täite sulle pea. Ja palun sind, kui ei ole kallis hind, siidist rätikut valge pitsiga olen ikka igatsend. Ning sulle ka valmistasin kingima, see on üllatus, veel ei ütle mis. See on heegeldatud müts. Oo mu papa, sulle sülle tahan ma. Ei taha olla suur tüdruk veel ma. Keegi ei tea, igal õhtul jooksen ma sadama silda, häätööd sul soovima. Saadan sulle mõne rea, kuud on nii pikka kui mast su laeva peal. Keegi ei tea, igal õhtul jooksen ma sadama silda, häätööd sul soovima. Noorterühm Varbad Villis. Andre Laine, karjalaskepäev.
segarühm Karap. Anneli Pihlak, Elu ilus. Elu valus, ilus poiss on elu alus. Elu ilus, elu valus, ilus poiss on elu alus. Olgugi, et oled ilus, ei saa ikka vähe vilus. Muidu armukiirtega võid end ära kõrvata. Elada ja poissme põlve pidada, taluga tütreid koosida ja nendelt muusi noorida. Poiste armastuse tuju on kui küüruskaali kuju, nende armastuse sammas on kui valge pea. Meie kontserdi lõpetavad kõik tantsurühmad. Elount, Kikkapuu.
aitäh sulle, hea esineja. Sina oled kullatera. Palju õnne, armas Järva vald. Meie kodu, meie süda, meie lugu. Meie olemegi kullaterad. Te olete kõik palutud fuajeesse, sünnipäevakoogile ja kohvile. Aitäh teile ja palju õnne!